tead, mis oli esimene asi, mis ma mõtlesin, kui ma õue astusin või? See, et siin ei lõhnanud kuidagi. Jaa. There was no smell. Siin lõhnab lihtsalt suve järgi. Jah. Me just jooksime mööda lennujaama. Olen täiesti higised. Esiteks siin on ülipalav ja me üritasime oma rongile jõuda. Ja me jõudsime. Me olime kõige viimased, kes rongi peale tulid. Kõige viimased. Jah. Nii et, ja mul on ohates. Nii et. Let's go. Shout out. Let's go. Ta tuli reisile kaasa. Tahtis ka Itaaliat näha. Aga vaata, mu pulmud on nii ilusad. Siin õpib väga kiiresti Eesti transporti hindama. 2 rongipiletit 30 minutine ja sõit lennujaamast Rooma on 30 €. Jep. Lihtsalt, et saada linna. Ja meil on täna vaja 3 erinevat rongi, et me jõuaksime lõpuks oma linna. Aga vaade on hea. Siin on mäed kohe esimese asjana. Aga me hakkame otsima, kas me leiame nüüd omale rendiauto, mida võtta. Ja siis sellega sõita lihtsalt sinna väiksesse linna ja võib-olla jätta terveks nädalaks. Vaata. Pisikese elektrilise Fiat. Jah. See näeks ülihea sükses autos aina. Arvda? Jah. Sa oled pisike putukas, kes autoteel ainus asi, mis sus näha on. Jah. Okei. See veits näeb välja nagu mingi looma ja safari või midagi. Need puud, jah. Ja seal, kui te näete. Nüüd näete, seal on mägi. Ma sain laupäeval sõnumi Uberilt. Get 40% off your next 5 trips. Expires in 14 days. Wow. 40% alla. Oh, Thank you. thank you. Wow. See näeb väga hea välja. Sa näed täiega hea siin välja. Oh my goodness. Lähme. Ma teen ka pilti. Meil on kiire veits. Meil on kiire. Nii ilusad nagu need. Siin on ikka, siin on palav. Siin on väga palav. Nii, me lõpuks leidsime metro üles. Ja 1 minuti pärast peaks tulema. Bussis, mis sõidab 2,5 tunni ja see bussijuht on täielik lunatic, ta sõidab 15 kiiremini kui tiirang on. Vasakus reas 1 peegel põõsas kogu aeg. Täiesti õige. Ta reaalselt sõidab nagu ta oleks Ferrari. Mitu tundi me linna peal siis ekslesime? 95-ga sõidab, 70 oli piir. Sõidab 25 üle. Ja meil pole turvavöösid siin. Ja kõige huvitavam on see, et ühtegi politseinikku kuskil pole ja mitte kedagi ei koti. Mitte kedagi ei võtta. Kedagi ei kuvita. Meil siuke tunne, nagu me oleme ainsad, kes siin bussis on nagu 98. Ta sõidab 70 alas 100-ga. Saad aru? Ja see on nagu, siin kõrval on nagu kraavid ja nagu kukkumine ja see on nagu suur buss.
see on nagu sa sõidaksid Tallinnast Tartu ja vend lihtsalt vajutab algusest peale gaasipõhja ja teda ei huvita. Keset linna lihtsalt, nagu me sõidame maanteel praegu. Politseinikud tulevad. Huvitav. Me sõidame maanteel praegu niimoodi, et nagu sõiduautod on ees ja ta lihtsalt nagu vingerdab neist mööda. I can't stress this enough. Bussid. Jumala ilus, vaadake. Täiega aru saada, kust me saame selle bussi peale, mida me tegema, kuhu minema peame. Nii kaua, et me unustasime ära omale süüa osta ja juua osta. Nii et me nüüd oleme 2,5 tundi bussis niimoodi, et meil ei ole süüa ja juua mitte midagi. Aga arvestades, kuidas ta sõidab, siis me jõuame sinna. Me oleme 15 minuti pärast kohal, aga kusjuures mitte üheski bussipeatuses pole peatunud. Maps ütles, et 66 peatust näeme ma pakun praeguseks veerand teed sõitnud mingi 10 minutiga. Ta nagu võttis neid 5 tükki meid peale, kes seal alguses olid ja ütles, et davai, teeme käbe. Vend reaalselt tal on mingi, ta peab koju jõudma, nagu naine ootab. Ta ei saa hiljaks jääda. Aga ülihead vaated on siin. Nii ilus. Kaamerast näeb see välja lihtsalt nagu Võru. Teate, meil oli just päästerõngas ulatuti meile, sest et me jõudsime ühte linna nimega Latina. Me olime ainsad bussis ja siis me peatusime, siis ma olin mingi huvitav, kas me nagu läheme edasi või mis toimub, siis ma läksin küsima ja siis ta ütles, et meil on 15 minutit aega, et siis me sõidame edasi. Ja nüüd me vastasime siin McDonaldsi. Nii et me läheme sisse. Ja see bussijuht palus, et me võtaks talle kohvi. Me võtame süüa juttu endale ka kohvisi. Ja siis lähme tagasi rutta. Peab midagi lihtsalt võtta, et need saaksid ruttu teha. Meie bussijuht oli nii tore ja pani meid maha lähedal sellele kohale, kus meie hotell on. Ja safe to say, et me oleme ainsad 2 inimest, kes siin jala kõnnivad praegu. Kell on 9 ja nagu korterites tuleb võib-olla tänaval pole kedagi. Jah. Täiesti tühi, aga õhk on mega soe. Siin on kass, siin on kass. Vend ütles, the city is down. This is the city. Ei, seal paremale vaata, kui sa teed. Paremale tee kaardi peal. Seal, sinna poole minnes on kesklinn.
soe suve hõngus on. Jah. Porto, seal peaks olema sadam ka. Meie vaated Lidl. olid. Lidl on ka. Minu arust siit. See on sissepääs meie hotelli tänavalt. Tundub, et üks tee läks lõpuks nii katki, et nad otsustasid parandada. Jah. Nii. Anyways, loodame, et meie hotellis siis tuled põlevad. Sest siiamaani on igas korteris, igas majas, mis tee peal oli, kõik, see on nagu 1-2 tänavatest, millel tuled põlevad. Mida me siiamaani selle 3... Siin terves kortermajas põleb üks. Jep. Sein ei põle ühtegi. Nii et... Suht nagu unistuste kohad. Vau, ma ei suuda uskuda, et me siin oleme. Pärast kõike seda me oleme siin lõpuks. Huvitav, kas vesi on nagu päevasoe. Siit saab rattaid ka laenutada. Wow. Me oleme oma lubatud kellaajast jäänud mingi 7 tundi hiljaks. This ain't half bad. Lõhnab puhtalt. Natuke stuffi. Jah, aga siin on niikuinii väga stuffi nagu. Küsin. Meil on suur rõdu. Oh my god, mis vaatega. Bro. I think it's just sliding. Oh. Look at the moon. See on täiesti nagu postkaardi pilt. Jaa. Nii palju tähti on näha. Wow. Siin täiesti imeline. Sest mul on läätsed ja nad on ärritunud, aga ma ei tunne mitte midagi. Mark just ütles, et tal on allergia kõik sümptomid kadunud. Kõik on läinud, mitte midagi. Mõtle, minu arust nagu suht siis, kui me lennuki pealt maha astusime. Sa ei ole kordagi avastanud, mingi 1 korra oled köhinud. Aga see oli siis, kui sa hakkasid jäätis sööma ja sul vist kurgus sügeles. Jah, oleks jäätis kurku. Ja silmad ei sügele mitte. Jah, siin on ülinais. Siin on tõesti. Ja me istume siin väljas. Natuke puhkame, võtame seda kõike sisse. Joome õlut. Itaalia viitsi. Itaalia õlut. Ma ei reklaami alkoholi, kõik jooge oma vastutusel. Jooge vett. Jooge vett, jah. Aga me just rääkisime seda, et nagu nii... Meil põhimõtteliselt oli 12-tunnine travel day. Ja me oleme nagu terve päeva ainult istunud, aga see on ikkagi võtnud nii palju meist välja, me oleme nii vesinud. Ja see ei tundu alles esimene päev, see nagu minu jaoks tundub juba mingi 2. või 3. päev, sest et see oli nii pikk. Ja see, et see on esimene päev ja meil on terve nädal veel ees ja siis me lähme Rooma ja siis alles koju. Meil täiega vedas selle bussijuhiga ka, et oli nagu väga tore ja lahke inimene ja nagu tead, ma pärast vaatasin Google Mapsist, et ta pidi hoopis teist marsruuti sõitma. Aga meie pärast ta sõitis, kui tegi sükse ringi sisse ja sõitis siit, kus et meid maha lasta. Ta tõi meid tõesti nii lähedale. Jah. Nagu mingi 200 meetrit. Jah, sest et kui muidu me oleks pidanud kõndima bussist maha tulles mingi pool tundi, mis oleks ka fine olnud, me olime nagu arvestanud sellega, meil ei olnud nagu midagi selle vastu. Aga see, et ta pakkus niimoodi, et ta toob meid ära, oli lihtsalt nii tore.
praatamas kaasa bussijuht viis meid tasuta ära. Me oleme bussijuhtide lemmikud. Jaa. Bussijuhid armastavad meid. Ma ei tea, kui suur flex see otseselt on, aga meid on see väga hästi teeninud. Jaa, ei mingitel momentidel, kus me oleme ikka veits nagu blindris olnud. Lihtsalt kui vana inimese sõna see on, aga noh, kus me oleme lihtsalt nagu stranded. Omadega pahuksis, jah, kuskil lihtsalt kohas, kus transporti pole, midagi pole, me ei tea, kuidas me saame sinna, kuhu meil on vaja saada kellaajaliselt. Ja lihtsalt kuidagi bussijuhid on meid alati täiega välja aidanud. Ja minu arust see, et siin Itaalias, ma ausalt öeldes ei tea, kas ma olen kahe vahel, kas mul on täiega hea meel, et me ei võtnud just seda rendiautot või ei ole. Sest et me reaalselt me ei oleks saanud seda kogemust, mis meil oli. Meil oli nii naljakas seal bussis. Meil ei oleks olnud seda kogemust, kui me oleks tulnud rendiautoga. Aga rendiautoga oleks olnud jällegi teine kogemus. Ma arvan, et seal oleks omad seiklused olnud. Jah. Aga ma olen väga rahul nendega, mis me saime. Me ei küsinud isegi ta nime. Tead, mul on nii kahju, ma reaalselt mõtlesin, et kas me nagu küsime talt mingit, ma ei tea, kontakti või midagi, pärast äkki saab näidata meile mingit restorane või äkki kohalikega nagu suhelda siin. Aga ma ei tea, seal tee ääres, me põhimõtteliselt jäime maanteel seisma nagu, et seal ei hakanud väga rääkima. No sa chatisid seal bussi, aga neist ta rääks muud juttu. Jah, no vähemalt. Iga kord, kui bussijuhid meid pääsnud on, siis me oleme neile midagi kinkinud. Üks sai 4 muffinit. Jah. Ta sai espressot. Jah. Me oleme alati neile midagi andnud. Huvitav, kas meie teod on elus või? Meie karptigusid läksid Tiinale ja Johnile. Ma arvan, et ikka on. Igatsusest surid ära. Jah. Kas sa siit saad tuusti tööle panna? Tead, mul tuligi lennukis tuli meelde, et me lõpuks ei pannud teda tööle. Proovime. Proovime. Huvitav, kas mu päevitus on päevitus või see self-tanner? Ei, see on päevitus. Arvad või? Ma nägin. Okei. Oli punane või? Jah. Okei. Mu kulmud tulid millegi pärast, nagu mulle täiega meeldivad need. Need raamivad mu nägu väga hästi, kuigi need on päris tumedad, aga... Mulle nii meeldib, et sa ennast viimasel ajal nii palju rohkem armastad. Iga kord, kui sa kulme teed, sa oled siuke, et nad olid nii hea, et kui sa meiki teed, sa oled siuke, et look so good right now, so pretty, I love that. Oledki ilus, tulebki hästi välja ja oledki väga kena lihtsalt. I know. Vaadake, mu vohatis on juba põhimõtteliselt läinud. Aga me astusime rõdule ja avastasime, mis vaade siin päevavalguses on. Esiteks selline on kohe otse ette. Siis sinnapoole on meri, sealt näeb ka. Ja siis sinnapoole on mu põõg ja mingi hiigelsuur mägi. See vaade on nii ilus. Iga nurga alt. Jah. Ja neid rattaid saab siin laenutada, nii et me teeme seda mingi päev. Bra. Kuule, siin on meie hommikusöök. Magusat ei ole veel võtnud, aga varsti lähme. Ma ei tea, miks ma siia päikse kätte istusin. Siis me oleme Itaalias. Okay. Aga muidu seda kiideti taevani seda hommikusööki, aga ausalt öeldes me ei saa väga aru, miks.
siin ei ole. magusalett on nice, nagu mingi vaarika croissantid, šokolaadicroissantid, browni, koogikesed, Nutella pakid, moosid, nagu see on nice, aga see soolaselett on lihtsalt praemuna, keedumuna, sai, sink ja juust. Mis on isegi putru pole nagu. Jah, aga head isu. Ma nüüd ei tea, kuidas me selle ära sööme. Aga siin on meie magusalaud. Me jagame kõike. Nagu alati. Me võtsime 2 identset kohvi, siis me kõigepealt koos joome ühe ära ja siis me joome teise ära. Me võtsime 2 identset brownit, kõigepealt me sööme ühe ära, siis me sööme teise ära. Ei tegelikult. Igas videos sa maadled mingi pakendiga. Oh my god, ma tahaks limpsida seda. Me jalutame poodi praegu, mis on seal ees. See seal. See ei ole väga suur, aga noh, vahet pole. Ja me oleme lihtsalt ümbritsetud mägedest igalt poolt. Tahaks võib-olla sinna mäe pealsesse linna minna mingi päev. Aga siin on nii mõnus, et siin on ehtne Itaalia. Siin ei ole mingi turistide mingisugused. Me ei ole nagu ühtegi suveniiripoodi näinud. Kuskil, minu arust isegi kui me sõitsime, siis ei näinud tee peal ühtegi suveniiripoodi. Väga palju restorane oli küll, mis seisid tühjana. Oi, mis kirik. Igal juhul. Siin on nii ilus ja nii soe. Seal mere ääres korra tõmbas nagu külma tuule üles, aga muidu päike on kuum. Igal pool õitseb. Sidrunipuu. On jah? Ja kõik panevad nagu maantee ääres olid ka põõsad, kus olid lilled küljes. Ja siin on sidrunipuu. Ja laimipuu vist. Igal juhul kõik õitseb ja kõik lõhnab. Isegi nagu Roomas, kui me olime, siis siin on pandud nagu selliseid põõsaid, mis lõhnavad hästi. Oota, me peame üle tee minema. Anyways, me käime poes. Kõik on täis pisikesi fjätte. Jaa. Keegi ei sõida suurte autodega. Hästi väiksed autod on kõigil. Autod ilus. Jah. Siit on näha, kui pisikesed autod kõigil. Äkki on kuskil seal pool ikkagi. Siin hakkavad mingid koduasjad juba. See vist jah. Kas mul on kõvad või pehmed? Ma ei tea, suht kõvad tunduvad. Selline on apteek. Tunduvad suht kõvad, kuidas ma vahet teen, kas mul on pehmed või kõvad. Otsime praegu siin läätsevedelikku ja karpi, sest et Margil jäi tema see põhimõtteliselt hooldusasjade kott maha. Nii et vedelikku leidsime, aga ma ei tea, kas karpi on. Kindlasti peab olema. Selline suhtavaks apteek. See. Siin on väga palju kodutuid kasse. Ma arvan, et on hotellides. Veits tundub tiine olevat. Päriselt. Kõht on veits suur, jah.
course is just good. No ta ei tundu paks, tal tundub kõht suur olevat, sest vaata ta seljas on neid konte suht hästi näha. No, siis ta on kadestanud. Sest et ta on rase või? Ja ma ei ole või? Oh my god, that is so true. Me siin päevitame ja teate, nii huvitav on kuulata, kuidas nagu päisepäeva ajal mitmes selles suures puus siin on öökullid, teevad häält. Mark loeb, ma chillin niisama, otsin meile mingit kohti, kus me saame minna. Aga jah, kogu aeg on see äkki lasevad kõlarikest. Need on päris linnad siin aru saada. Ma ei julge oma ohatisse üldse päikse kätte jätta. Ja ma ei näita allapoole, sest et me päevitame. Me saime teada, et Itaalias on ka siesta. Mingi koht on 1-4 kinni. Vaata, siuke versu on too. Me ei näe üldse mingeid uhkeid autosid kuskil, kõik sõidavad nende väikeste. See on üks väga uhke auto võrreldes teistega. Ühte Mersut oleme. Jah. Me jalutame praegu kohvikusse, sest meil läksid kõhud natuke tühjaks. Ja siin on nii kuidagi huvitav see, et täna on mis teisipäev, aga need mingid enamus restoranid ja asjad avatakse mingi kolmapäeval või reedel või mingi 7:30 õhtul, mingid siuksed. Nii et me jalutame kuskil 10 minutit eemal ühte väiksesse kohta, kus peaksid olema saiakesed ja kohv 1 euriga. Ja see, uskuge või mitte, oli kõige lähemal mingi koht, issand. Need vaated on ikka täiesti hingemata. Jaa. Ma loodan, et seda on läbi video näha, nagu kui troopiline siin on. Siin on nii troopiline. Nagu see lihtsalt, sa ei näe video peal samasugune välja. Kõik autod on sellised. Jah. Nagu üks inimene mahub sisse. Hotell. Ja full jalkaväljak. Jaa. Me liigume sinna mäe poole praegu. Natuke jalutame ringi. Enne kui sööma lähme. Mida? Neil on ka siesta. Täiesti siesta. Me reaalselt näeks kanu esimest korda elus. No me näeme kanasid, kellel on siesta esimest korda elus. Nagu need vennad näevad täpselt siuksed välja, et 1-4 me ei mune. For real. Ja siin ei ole siesta tund aega ja siin on 3 tundi. Vot selline on siin vist tankla ja autopesuna. Haige. Nimelt tanklad on siin suht kogu aeg tühjad nagu. Aga igal pool on 5G-mastid. Jaa, igal pool. Vaata, me hakkame Burger Kingini jõudma. Ma viskan seda. No. Ma ei tea. Mulle meeldis. Look at me, husband. Wow. Talk about a side street. Ma nägin seda ja siis ma mõtlesin, et vaatame, mis siin on. Äkki saame kiiremini.
lõikasime mingi meganurga just. Tervelt 2 minutit. Siin on nagu mingisugune kool. Vaatas on Itaalia lapsed. Itaalia lapsed mängivad õues jalgpalli 30-kraadises ilmas. Istutoas. Keegi ei mängi Nintendoga. ja keegi ei vaata telekat ega multikaid, kõik mängivad. Nii. Oi. Ärge mu allergiat siin tähele pange, aga ma tahtsin näha, mis me poest ostsime. Snackiks. Esiteks 10 pakiga nagu selline suur krõpsupakk, kus on 10 sellist väikest pakki, sest see on nii hea krõps, et kui me seda ise ära ei söö, siis ma tean, et kui me koju võtame Sollile, siis Sol reaalselt armastab neid. Sest et ühe korra mul üks tuttav kunagi ammu tõi Itaaliast. Ja siis ta sõi need nii kiiresti ära, talle täiega meeldis, et nagu fännaas neid. Ma keeran kaamera ümber, siis ma näitan. Siis sellist saia, siis tomatit, üks Nutella muffin. Sink. Ja siis mingi kuudajuust. Ja see ongi... ei. Muffineid ka. Tundusid nii nagu pehmed, mitte sellised kuivad ja vastikud. Ja seda ka, et süüa seda saiaga nagu tippida siia ja siis võtta seda juustu ja sinki peale. Ja see on nagu selline hotelli snäkk. Ja siis sellise vitsi kuskilt mingit suvalisest poest ausalt öeldes, mis meile tee peale ette jäi. Ja siis Sollile sellise beeži lipsu. Ma arvan, et talle nagu täiega sobib see. Ülitavaline lips, tal on juba kikilips ja mingid üks lips veel. Aga lihtsalt, et oleks siuke üks klassikaline veel. Ja siis, kuna Margil on kaasas ainult tennised ja siis need loaferid, siis seal oli üliodavalt mingid siuksed. Ta küll ütles, et see on talle mega ikk, kui ta neid kannab, aga siin ei ole kedagi, nii et. Ja siis, kuna mul oli vaja lühikesi pükse, sest mul ei olnud lühikesi pükse ja siin on nii pala, et ma ei suuda mingite nagu, kui me läheme näiteks matkama või midagi, siis kleidiga ma ei lähe ja pikkast pükse ma ei pane. Ja siin ei kannata väga olla, nii et täiesti tavalised sellised lühikesed püksid. Ja need mega mugav, mingi 10 € oli ainult, nii et ja see kõik. Ja nüüd natukene puhkame siin. Huvitav, millest see tuleb on. Nagu suht tihti tuleb mingitesse sellistesse kohtadesse. Aga me puhkame. Võib-olla teeb mingi uinaku või midagi. Ja siis lähme õhtul jalutama ja ühte restorani ja siis ühte kohta veel, mis ma vaatasin Google Mapsist. Me magasime 2 tundi ja mul on ikka veel siin see. Ja ma ei pannud omale isegi tegelikult mingit peitikreemi ega midagi, enne kui me välja tulime. Ja tegelikult siin valguses vaadata siis mul nagu see koht sai natukene päikest vaata. No ikka natukene rohkem kui natukene. See on täitsa punane. Anyways, me lähme sööma ja siis me lähme veel ühte kohta. Aga ma ütlen Margile, kus me lähme, sest see on nüüd talle üllatus. See ei jää mul kanna külge. Ai, see jääb üli hästi kusjuures.
tead, sellise vaatega kohas see plaastri probleem tundub nagu nii miniature, et... Oh my god, ma ei vaadanudki sinna, noh. Jah. Haige. See on palju nagu täitsa omaette saar. Mida? Sa filmid nüüd seda, kuidas ma plaastrit peale panen, või? Me näeme veel kõige väärakamad turistid, kes siin kunagi käinud. Käpapatrulli oma. How is it? Beggars can't be choosers. Feel like telling you get a camera on my face. Vaata, kuidas valutasin. Kõik nii ilus see. Nii ilus. 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 Ilus mägi. Nii ilus. Meie pitsa ja see on hiiglaslik. See ei olnud üldse nii suur, kui ta seal karbi peal näitas. Jedidu. Mu ohatis on juba palju parem. Ja. Peaks lihtsalt niisutama seda nüüd. Ja lähme alla hommikusöögile. Lähme. Kui ma kohvi saama enne, kui ma üldse midagi ütlen. Ja, lapsed vist jooksevad tagasi. Little rascals. Ma jätan selle pähe. Sest et ma tunnen, et kui juuksed on meil niisked siin all, ma pärast föönitan neil natukene. Näeb vist okku veel läheks tagant. Teab, suva. Me oleme siin ratastega sõitmas. Tahtsime vaadet näidata teile. Ja siin on meie rattad. Me oleme täielikud turistid oma nokamütsidega ka. Aga keegi siin ei pahandu üldse turiste, kõik on nii toredad, eriti kui sa oskad itaalia keelt. Okei, siin on seda vaadet võib-olla natuke rohkem näha. Nii ilus. Me tahame sinna üles minna. Ja lõpuks me tahame sinna üles jõuda, aga ma ei tea, kas me täna jõuame. Vaatame, jätame rahulikult. Nii, me otsustasime, et me jätame oma rattad siia. Ma loodan, et meil meeles. Et siin meie rattad ja ma jätan kampsuni taas nii jõhkrad palan. Aga siin on siuke maja ka. See on nii ilus, vaata kõigil on siuksed taimed, lilled rõdu peal. Nii et, ja kuna see mägi siit üles on mega, nagu sealt näha on, see läheb nagu otse üles, siis me ei jaksa elu sees ratastega siit minna. Nii et lähme jala edasi. Ja need vaated on nii uskumatud. Võib-olla saab kuskil tee peal jäätis ka võtta. Ma võtsin sama. Võtsid jah? Kivi! Nii, oi. Me hakkame natuke ülespoole jõudma. Ei tea, äkki kas sinna või sinna? Kummal poole me läheme? Miskipärast mulle tundub, et sinna. Tavai. Oota. Ma näe jälle sehu peal. Oot, sa ütlesid ikka sinna? Jah. Okei. Me jõudsime esimese platvormini. Või noh, see on lihtsalt tee äärne siin. Siukene. Huvitav, kas me näeme oma seda hotelli või? Vist on seal pool ikka. Seda kraanat pole näha. Päiksepaneelid. On jah?
huvitav, kas neil on sellest? Nad elavad täitsa tulevikus. Vaat siin on mingi jalkaväljak kellelgi katusel. Jah. Sellise vaatega. Sellise vaatega mõtleb mingid 5-aastased poisid mängivad jalkat. Wow. Oleme kindlad, et me sõidame koju. Tead, ma mõtlen just sama asja. Ma reaalselt ei taha siit ära minna nagu. Selline hingematev linn täis pensionäre. Jaa. Mis võiks olla parem meile? Täpselt. Hingematev linn täis pensionäre. Vaata, see on see park, mida ma Google Mapsist nägin. Jaa. Kas see paadisõit, kuhu me lähme, see läheb kuskile nende saarte juurde? Ma ei tea, me peame vaatama netist. Aga kuskile vahele vist sõitis ja ma loodan, et me saame minna. Ja sellepärast mulle meeldibki neid lihtsalt uidata mingitest X kohtadest sisse, sest me just saime mega... Lihtsalt minna kellegi aeda. Ja kui me saimegi siit kiiremini ülesse. Mida? Vett me ka kaasa ei võtnud. Jaa. Aga vähemalt sa oled groom. Ja sa oled tennisklõõb. Ma olen tennisklõõb. Tulime ronima hiiglasliku mäe otsa. Teades, et mul on mõlemal kannal villid, me jätsime maha lühikesed püksid, plaastrid ja vee ja igasugused snäkid ja see tuli meile pähe nüüd, kui me oleme esimesele korralikule vaateplatvormile jõudnud. Nii et lihtsalt loodame siis, et siin on apteek ja mingi kohvik ja riietepood. See võib rumal küsimus, aga kuhu see mägi kadus? Me oleme selle peal. Sest see oli hiiglaslik. See oli massiivne, mitte 10 minutit ronimist. Ma ei näe seda mäge. Me peame üles. Seal pool äkki. Seal. Me läheme vaatama, kui see mägi on. Kadus ära. Me leidsime mäe üles. Aga nüüd neid on 2. Ja 1 ja 2. UV on 4 nüüd. 4. Ja kell on 10 hommik. 20 kraadi. Äkki see kohvik on siin lahti, kuule? Sa arvad, kas sulle tundub realistlik? Maama või? Pizzeria pub, jungle rooms. Siin on, mis kool on see või? Teesildid. Me läheme. Näitab, kuidas saada Rooma ja Naapolisse. Kõikjal mujal on ainult need tänavanimed ja siin on lihtsalt 2 silti, kuhu poole lähevad 2 kõige suuremat linna. Rooma tahad siis üle selle mäe. Haige. Tahtsime meie kallitele eestlastele näidata, kuidas siin itaallased mäe peal põletavad oma heina lihtsalt teise heina sees. Täielikus lauspäikeses kuivuses 20 kraadi sees. Vend võttis keset kuiva heina, pani ühe portsu maha ja lihtsalt põlema. Ennast pole kuskil näha ka. Nope. Lihtsalt põleb. Nii et... Meil on päris kõrgele ikka ronida. Jap, me oleme sinna. Aga siit läheb õnneks niimoodi siiru-viiruliselt. Ma ei suuda uskuda, et me ei võtnud kaasa. Jah. Me kuidagi lihtsalt hakkasime minema ja siis läksime. Kuigi hotellis rääkisime küll, et võtame kaasa. Ja pidin poest läbi käima. Ja siis me lihtsalt tulime mäe peale ja hakkasime kõndima. Reaalselt, oh my goodness.
haige vaade. Heig. Naerata. Minu Gru. Kiri. Teeme koos. Nii, tuli ära küll. See on väike lõik, kus me saame olla varjus. Mis on päris mõnus ja jahutav. Tead, mul on mega hea meel, et me mõtlesime vähemalt selle peale, et panna mütsid pähe. Jah. Muidu me oleks pidanud tagasi pöörama, küll oleks natuke paljuks läinud. Nagu mingi mägedes laus päikese käes olla niimoodi, et meil pole müts ja vett, mitte midagi. See on natuke liiga jõhker. Nii et... We shall make it through the power of marriage. The power of will. Roller. Vot sellega oleksin mõnus. Täiega. Vot see siin ei tundu päris. See tundub lihtsalt nagu ekraan. Ja me pole isegi kõige üleval. See mäed, linn ja Vahemeri. Vot see on see, mille pärast me siia tulime. Siin on kõike. See on haige too. Me nägime enne lennukit, mis lendas samal kõrgusel, nagu meie praegu kõnnime. Me korra jooksime ka. Jooksmine oli korraks oluliselt lihtsam kui kõndimine. Siin on selliseid huvitavaid teekisi, mis lähevad huvitavad, kus kohalikud kasutavad mingeid full läbivusa lihtsalt. Ja mingid sellised matkaalasid võtta. Mingi reits. No siit me näeme küll oma hotelli, jah. Nüüd see on minu arust nii kaugel. Me näeme kogu Terracinat siit. Jah. Ja me oleksime pidanud sealt mäe kõrvalt tegelikult tulema. Aga see bussijuht tõi meid sealt kõrvalt. Niimoodi, et pani meid, vaata siin on see üks tee veel, pani meid nagu seal ääres maha. Ja siis me jalutasime sinna ranna äärde oma hotelli. Ja see on haige, et siin on nii palju rattureid. Nagu me jätsime oma rattad kuskile sinna kesklinna. Vaata need triibud, mis sealt mäe pealt alla tuleb. Kas need on teed või? Kusjuures ma mõtlesin ise ka, et äkki nagu... Üks sirge tee lihtsalt mäest alla või? Et äkki inimesed lasevad nööridega sealt või midagi või trepp äkki. Pakuks, et trepp on natuke tõenäoline. Nüüd ma juba tunnen, mul veits näpistab selja. Tunned või? Ma ei UV tõusab, ma arvan. Nüüd tahaks sinna ujuma. Oo jaa. Nüüd see vesi tundub ideaalne. Mõtleme, me oleme kõrgemal kui need saared. See on nagu kõige puhtam Itaalia, mida oleks saanud soovida. Jaa. See on täiesti nagu siin suht null turistikat lihtsalt. Jaa. Siin ei ole turiste praegu. Turistihooaeg hakkab mingi 2 nädala võib-olla 6 aja pärast. Sellepärast kõik vahivad. Ja kõik vahivad. Ja kellega me oleme võib-olla natukene rohkem, siin oli vist mingi lisud. Aga kellega me oleme natukene rohkem kokku puutunud, paar sõna vahetanud kuskil leti ääres on nagu mingi, et miks te siin oled? Miks te siia tulite? Nii et... Keegi ei räägi inglise keelt. Ei. Wow. Wow. See vaade, ma ei saa lihtsalt. Ekraani pealt see ilmselgelt ei ole sama, mis nagu päris elus. Aga see on lihtsalt riits. Helikopter on sama kõrgel kui meie praegu.
siit oleks nii lahe helikopteriga üle sõita. Mulle nii meeldib, et põhimõtteliselt kõik majanumbrid, mis on siin, on sellised lillelised ja ilusad. Nagu kõik. Mis? Mis see? Teagi. Mingi tühi maha. Tühi maha. Kool. Sõitsime just ratastega siin. Või oota. Läksime mäest alla, jõudsime rataste juurde, nüüd sõitsime põhimõtteliselt läbi linna siia ranna äärde uuesti ja meie vaade hetkel on selline. Seal üleval me käisime. See on bussipeatus muide. Inimesed istuvad siin bussipeatuses, näevad Vahemere taga saart mägedega, kõrval mäge, palme. Siuksed on nende bussipeatused. Veits parem kui Vabaduse väljak. Jah. Võib-olla natukene. Peaks vaikselt peredele teavitama hakkama, et me ei ole tagasi tulemas. Me jäime bussipeatusesse. Reaalselt. Aga see on haige. Me ei ole siiamaani leidnud kohvikut, kus me tahame minna. Sest et sealt kesklinnas on nii palju inimesi ja autosid ja värki, et seal on nagu raske on nagu ratta pealt otsida ja vaadata mingit head kohalikku kohta. Aga McDonaldsis müüakse õlu. Jah. Nii et me otsime mingi koha ja vaatame, kus on mingid kohalikude kohta, kus nemad käivad. Minust kohalikud ei käigi kuskil kohalikud tööl nendes kohtades, kus turistid käivad. Siin on need hinnad. Me tellisime mõlemad. Oota, mis see oli? Appi, mis see oli? Piinakolada. Jaa, piinakolada. See on nagu kõige rõvedam jook. Mida me oleme kunagi joonud. Mitte midagi siin maitses ei meenuta piinakoladat. See peaks olema magus, vahuline, mõnus ja see ränk lihtsalt. Jah, see algsi maitse, mis siin on see on rancid. Ei peaks võib-olla inglise keeles rääkima sellest. Täiesti vastu. Siin on nii raske sõita. Siin on sama soe vesi mai keskel, nagu meil on Eestis juuli lõpus ja augustis. Täitsa ujutav. Ja siin on igal pool mäed ja malmi. Mis meil kaasas on?
see on esimest korda nende mitme päeva jooksul, kui ma olen olnud nii paksult riides. Mul on pikad püksid, mul on pikkade varrukatega bluus, mul on kampson ja mul on soe. Nii et mis päev täna? Neljapäev. Me hommikul käisime hommikusööki söömas, siis me chillisime basseini ääres, me panime valmis ja nüüd me oleme teel kesklinna, et minna shoppama. Ja ma ei tea, tänase teekond sinna kesklinna läheb oluliselt kiiremini. Me oleme juba põhimõtteliselt terve tee kesklinna ära jalutanud mingi pool tundi siis äkki. Ja öös on mingi 25 kraadi. And we're feeling good. Enne kui see hooaeg siin pihta hakkab, siis nad nende suurte traktoritega puhastavad rannaliiva nendest väikestest kividest ja võib-olla prügist ja asjast, mis on siia selle talvega kogunenud. Ja kui ta selle ära teeb, siis pärast see liiv näeb küll päris pehme ja mõnus välja. Meil on täna pikad riided selles, sest et me oleme veits põlend. Ja ma tahtsin oma selle kleidi panna, aga selle kleidiga mul oleks olnud nagu siit paljas, aga mul on siit nii ära põlend, et ma panin oma selle bluusi alla. Ja nii palju parem on, kui päike ei kõrveta otse nahka. On kogu ülakeha sama värvid, mis mu sälg. Nii et mul väga vahet ei ole. Ja me matchime oma roosadega. Jaa. Me oleme väga nunnud. Me oleme väga nunnud. Lihtsalt, et te teaksite. Taga on näha mida? Mingi 4 või 5 käemasti mäe otsas. Ma ei mäleta, kas ma eile juba filmisin seda, aga siin on just purskkaev, mis tundub väga jahutav. Ja siukseid väikseid on siin väga palju. Nii armas. Siin on isegi DHL. Ja mingi auto pargib reaalselt keset teed lihtsalt. Keset mõlemat rida lihtsalt pargib. Praegu tundus väga sobiv aeg, et me filmime ja update'ime. Kuna me tegelikult jumala palju teinud, aga me ei ole mitte midagi filminud. Me käisime ühe korra siin kohvikus. Ja siis me võtsime kohvi ja lahtusime maha oma jalutuskäigust. Ja siis me läksime ja jalutasime ühte teisi kohvikasse, kus me võtsime kokteili ja ma võtsin ühe saiakese ja mis veel? Siis me istusime seal suht kaua isegi. Me tulime shoppama, aga me oleme lihtsalt kohvikutes istunud. Ma ei mäleta, mis ma enam ütlesin, aga me käisime kohvikus, siis me käisime teises kohvikus. Nüüd me tulime siia kohvikusse ja me kogu aeg oleme mõelnud, et me läheme shoppama, aga me ei ole shoppama jõudnud ja nüüd me istume siin ja ootame, kuni siesta saab läbi, et me saaksime minna shoppama. Sest et muidugi veidralt tohnab, sest võime igal juhul. Me lihtsalt ootame ja chillime, kuni kõigil saab puhkepaus läbi. Sest kõik puhkavad praegu. Nii et tundub, et me peame ka puhkama praegu.
I'm the groom from the tennis club. This is not a good look on us. Thanks. No idea. I think the look is great. This is what we're looking at. That's a great sight. Aga tegelikult me käisime ujumas Vahemeres. See oli ülikülm, aga sama külm kui meil tavaliselt see merevesi suvel Eestis. Nii et ma ei tea, mõne jaoks soe, mõne jaoks jääkülm. Isiklikult minu hinnangul jääkülm. Kuule, ma panen oma jalanõus jalga. Ja nüüd me lähme Conadi ja ostame päikekreemi ja aloe veerat. Ja see UV põletas mind läbi mu särgi. Ja. See on suht rets. Siin on hommikul mingi kell 9:30 on UV7. Aga see oli küll esimene kord, et nagu päike läbi särgi põletab. I ain't never seen that before. Seda ma tegelikult sellepärast ma mõtlengi, et me näeme võib-olla suht kahtlased välja nagu oma mingite rätikute märgade riietega ja siis veel jalanõusid pole ka jalas. Me clearly käisime ujumas samal ajal kui nagu kohalikudel on joped seljas. Ja, nad kannavad jopesid. Ja siis istuvad päikse käes, kus on mingi 27 kraadi. Ma ei tea, kas seda näha, aga mul on nagu esimese tunni ajaga olid valged lõhkarid alas. Lihtsalt täiesti punane kohe. Ja nad kõnnivad siin nagu joped. Full joped, vestid, paksud, kõik. Ja siis päeval kõik ärid on kinni 1-4 on siesta. Ja ma arvan, et meil hakkab vaikselt kohale jõudma, miks nagu keskpäevasel ajal inimesed sees püsivad ja ei kanna nagu paljast nahka ei näita nagu päikse käes. Sest me oleme ainsad, kes siin nii punased on. Jep, aga me oleme ainsad, kes on Eestist ka pärit, nii et... Hey, speak for yourself. Sa oledki Eestist pärit? Ma olen pool grusiini. Jaa, aga sa oled eestlane. Su perekonna nimi on Masurashvili. Sa oled eestlane. See, et sul on juured ju Gruusiast, ei tähenda seda, et sina oled Gruusiast. No. Charlie, you married a man from the land of wine and arbusi. Tegelikult ma mõtlesin, et nüüd kui me oleme pulmareisil, siis peaks tegema mingi hetk video sellest, kuidas või nagu update ima inimesi, et me oleme nüüd abielus. Send out a notification. Võib-olla homme. Postitame pulmafotod. Ei, nagu YouTube'i video. Lihtsalt mingi one take. Eks te näete? Shortsi. No see peaks pikk olema. Sest et tavaliselt inimesed väga ei vaata vist eestlased shortsi. Ma ei tea, kui te vaatate, siis andke teada. Aga jah, te näete siis. Meie hetkel veel ei tea, mis me postitasime. Teie juba teate. Aga vaadake meie vaadet, kus me lähme külapoodi ja meil on suke vaade. Kuule, su püksid on juba kuivamas. Jah, seepärast ma selle rätiku siit alt ära võtsingi ja panin õlgadele, et siit ei põleta, aga püksid kuivaks.
see on mingi, kas su särk siis lihtsalt on mingi sellisest materjalist, et see laseb päikest läbi või? See on linane. No linane ei lase päikest läbi. Conad, we love Conad, we love Conad. See on nii pruun. Olen või? Ma valmistan ette massimõrva. Mida? Ma naeran lihtsalt. We love Conad. We love Conad. We love Conad. Me oleme sellised friigid siin reaalselt. Mingi tulevad sisse kõige pisemasse poodi, mis riigid on. Itsist nurgas. We love Conad. Kujutate sa Eestis kõnnid sisse mingisse nurgarimisse ja nurgas on mingi Itaalias, et mi amore rimi, mi amore rimi, mi amore rimi. Siis me läheks samamoodi we love Conad, we love Conad. Conadi asja on jumala head. Tead, mis nad veel ära tunneksid kindlasti või? Me saaks secret language, kui me tahame neile teada anda, et me teame, kus nad on, aga me ei taha nagu kõigi ees öelda, siis me saame mööda minnes teha niimoodi. Lotte. See on nii nice. Postkast selline. Siin ka. Me ei olnud alguses üldse harjunud sellega, et nagu uks. Et sellel ei ole nagu, et see lihtsalt käib lahti kinni. Et seal pole mitte mingisugust resistance'it, nii et paar või mingi 10 esimest korda, kui ma ukse lahti tegemas, see lihtsalt lendas vastu seda peeglit siin. See tuli kõik mulle peale. Oh my god, that is bug repellent. You repelled me. I'm bug. Come back. I hate bug repellent. Ma isegi mäletan, millal ma viimati vlogisin. Sa mäletad või? Siis kui me poest tulime või? Ilmselt jah, peale seda me tulime koju jah. Jaa, ujumast jah. Igal juhul 4 minut toas puhkasime. Mingi viimased väga mitu tundi. Aga nüüd meil läksid kõhud tühjaks. Nii et me leidsime veel mingi see kahtlase väikse Itaalia koha. Vaata seal lossis, seal templis tuled põlevad. Jaa. Igal juhul me leidsime veel mingisuguse kahtlase Itaalia söögikoha, kus on väga palju mereande menüüs, mida Mark ei söö. Aga me lähme vaatame. Sest et natuke kõrini on ausalt öeldes sellest pitsast ja süsserist. Tahaks nagu mingit normaalset toitu. Räägi enda eest. Okei, nojah, mul on kõrini. I'm loving it. Kas sa veered siit just? Meie Conad on oma hiilguses, ma näitan. Vaadake, meie Conad hiilgab. Nende pilvedega, mägedega ja kõigega on siin ilus. Ja see tempel seal pannakse ööseks põlema koos 5G mastidega, of course. Risalotto. Kõlab nagu oma ema. Nagu minu ema. Jah. Mis ma ütlesin? Of course. Kõlab täpselt nagu Eva. Tegelikult Eva räägib samamoodi. Tempel seal mäe peal põleb koos 5G mastidega, of course. Okei. Minu arust tegelikult mu ema ütleb, no ei no muidugi. Su ema ütleb, keha on väsinud, aga hing on täis. For real. Ütle uuesti.
see on nagu suht pull, et see, kuidas me rattaid laenutame homme, on samas nagu sa Eestis Tallinnas läheksid alla hotellis, ütleksid, et kas teil kiivreid on, et me laenutame rattaid, me sõidame Tartusse. Me reaalselt võtame rattad ja sõidame Sperlongasse. Ja, no see on tunniajana sõit. Rattaga. Kõndides see on 4 tundi. No ja, aga Tartusse sa kõnnid ka ju mingi terve päev ju. Anyways, need vahemaad on pikad ja. Aga ma ei tea selles mõttes, et meil Eestis vähemalt eestlased on nii kuidagi nii palju rohkem mis see sõna on, et nad kogu aeg nagu ajavad näpuga järge iga asjaga. Jah, võib-olla siuksed, et hästi nagu reeglid ja siis meil on efektiivsus ja meil on omad viisid ja meil on strateegiad ja meil on seadused. Ja meil on kõik need asjad, mille järgi peab käituma ja kui ei käitu, siis sa saad trahvi. Ja siin on lihtsalt nagu kõik teevad oma asja. Kõik peavad oma kohvikut nii, kuidas nemad tahavad seda pidada. Kõik sõidavad autoga nii, kuidas nemad arvavad, et on kõige sobilikum. Nagu meie bussi. Ja käsi väsib ära, võtsid ise hoida. Ja ei hoia meid mõlemaid. Ja, ma võlgan sees. Ei, mul suur kaitsevõlg. Jah. Ja siin lihtsalt, ma üldse ei imesta, et neil näiteks, et neil pole kiivreid. Sest, et ma ei tea. Milleks? Ärge lihtsalt kukkugi nagu. Kõesti see mingi asi lõhkub siin. Tunnad. Ma olen shell shock. See on pool lehma. Kuidas me selle ära peaks sööma? Art. Anti-art. Ei, tegelikult. Mägi ja matkaja. Matkaja ja mägi. Minu carbonara, see on küll väga basic, aga ma just tahtsin proovida. See lõhnab nii hästi ja no edu talle. Oota, mis see on? Ketchup. Majonees. Nagu inimesed mind you, see ei ole mingi kõige odavam restoran, kus me oleme. Me ei jõudnud oma mägede tippu. Ma sörkisin kergel tempol nii kaua, kuni ma ära väsisin ja siis kutsusin takso koju. See näeb ülihea välja. See on Itaalia hõlgutus, ma olen täiesti kindel. Ju keegi suitsetab meile otsi aknast sisse. Perfect. Thank you. Thank you. Thank you. Have a good day. Thank you. Ma ei näe mitte midagi, mida ma filmin. Aga ma tean, et see kaamera on minu peal. Igal juhul. Meie tänane trip kuulub sellest, et me alustame päeva reisiga, literaali rattamatkaga teise linna, mille nimi oli mingi Sperlonga või midagi. Ja me sõidame sinna tervelt 23,5 kilomeetrit. Ja ma olen juba väsinud. Ja me ei ole isegi pool kilomeetrit sõitnud, nii et vaatame, kuidas see meil läheb. Igal juhul selle paadireisi jaoks me peaksime nagu
ujume, et me peaksime ilusti kohale jõudma. Vaatame. Tuleb väga pikk reis igal juhul, ma arvan, et sa ütles, et tund aega. Aga selles mõttes, et kunagi ei tea, Google Maps võib veits valesti näidata ka ja näitas võib-olla natuke suuremat ringi. Nii et ma näitan teile oma vaadet. Ja. Meri on väga rahulik praegu. Ja sõidame lihtsalt otse. Meie lemmikmägi. That's crazy. See on nii ohtlik, siin meil ei ole kiivreid ka. Dang. Aga nii ilus. No ei, ma ei... Igaks juhuks ei ütleks jah. Pärast sõidame valesti. Nägid seda silti? Karabieneeri. Mis sellest? See tähendab politsei. Oh my god. Aga see oli nagu see vanaaegne Itaalia politsei, mis on see maffia raamat nagu ohvrit. Siin videos ei ole üldse näha, kui hele sinine see on. Aga siin täiega jõnksutab. Oleks pidanud mõtlema selle peale, et mul hakkab ju iiveldama. Käisime just ujumas Vahemeres. Sinine, mis iganes. Siin koopa ees ujusime. Jah. Kas oli külm või soe? Väga külm. Vesi on täis kalasid, millimallikaid ja siis öeldi, et kilpkonnasid ja delfiine on ka. Aga delfiine ega neid praegu ei näe. Või noh, ei olnud näha lihtsalt. Ja kilpkonnast nägime pilti. Jah. Ja imeilus koht, filmi mind. Kõik siin ümber, mis minu ümber on väga ilus. Aga sa oled imeilus. Aitäh. Me oleme siin on küll siesta. Või oota, kõik teevad vist alles lahti või? Ei teagi, igal juhul. Siin on mingid siuksed käsitsi tehtud asjad. Need on täiega odavad. Eestis oleks ülikallid. Ja me leidsime sellised espressotassid. Ja nii tore oleks, kui meil oleksid nagu kodust kaasa võetud või koju kaasa võetud sellised nagu espressotassid. Vaatame, mis veel on. Oi, siin on mingid siuksed asjad ka. Mingid sõrmused. Pole vist midagi lahedat, et soldile võtta. Ei ole. Ma mõtlesin, vaata, see on sõrmused, aga see pole midagi siukest, mis soldile vast meeldiks. Kõik on väga tüdrukulikud. Wow.
mida? Me läheme väga päikesest võetud välja. Me oleme kogu aeg siin punased. Aga vot see tagasisõit, nagu sinna sõit ei olnud üldse nii hull, aga tagasisõit on küll olnud. Kuigi samas me arvasime, et me sõitsime 3 kiltsi, me sõitsime 8. Ja nagu see läheb kiiremini, aga õues on lihtsalt nii retsilt palav. Õnneks on tuult, kui tuult ei oleks. Kahjuks tuul on vastu. Ja tuul on, aga see on täielikult vastu, nagu nii õhkralt vastu. Huvitav, kas enne oli ka meile, või kas on Kordagi ei pannud tähele. Minust enne veits ikka oli vastu nagu. Aga seekord on ikka siuke, et noh, me oleme juba mingi, enne sõitsime mingi 24 kilomeetrit. Ja noh, igal juhul me oleme väga väsinud. Ja siis nüüd vastu tuult sõita tagasi mingi mäest ülesse, siis mäest alla ja uuesti mäest ülesse. See rets, nii et me tulime sööma ja puhkama ja... Yeah. Ma ei suuda oodata, kuni me lõpuks jõuame koju ja siis saab külmadussi alla minna. Yeah. Kas me chillime veits basseini ääres ka? See oli mesilane. Ma ei tea tegelikult nagu, kui jaksame, siis võib. Mul on hetkel siuke tunne, et see kuumus nagu pluss see füüsiline trenn nagu suht jõhker trenn ajab mul lihtsalt veits hiideldama nagu. Sul ka või? Ei. Aga ma mõistan sind. Sa oled õrne manum. On sul nüüd väga pime? Ma olen väga hästi kaitstud päikese eest. Nagu Sol ütleb, jäta meelde. When peep and flash, please take the meal. Nagu Sol ütleb. Ta ütleb ju kogu aeg, iga lause hakkab ja jäta meelde. Jäta meelde. Ja ära unusta. Me oleme reaalselt mingisuguses kohas nagu täiesti suvaline auk lihtsalt, kuhu sisse keeravad kõik need rekkajuhid, kus saab lihtsalt mingi kiire sooja võileiva. Ja me tulime oma ratastega siia. Helmi. Ühte purksi. Me saime suure vee. Nüüd meil pole poodi vajagi. Kummikomme ikka ei saanud. Ühe tellimuse ühte või? See minu oma. See minu. See on väga kuum. See on väga külm. Milline uhke lõunasöök. You know how I treat my girl. Only the best truck stops. Neil on sellised külmutatud pitsad. Need näevad nii palju paremad välja kui esiteks need, mis nad muidu müüvad ja see, mis meil Eestis on. Täiega paneks ühe selle sentega siin ahja. Ja see on 3 eurot. Kuigi plastiku sees too. Aga noh, kui sa juba ostad sükest nagu valmis toitu, siis on mis vahet seal, mis vahet seal on, mis sees see on. Ma sõin sükse sõrmuse.
Jaa, see on reket, et sääski tappa. Bug repellent. Väga ebaefektiivne imo, aga noh. Ma ei suuda enda isegi uskuda, et me käisime täna 50-kilomeetrisel matkal. Ja see oli veel... Mis teed? Ja see oli veel nagu naisteratastega. Yeah. Nagu siuksed, mis on lihtsalt mõeldud rannas vaikselt minemiseks. Me panime mäest üles autoteel, kus pole üldse ruumi, 50 kiltsi edasi-tagasi reaalselt ja me jõudsime minuti pealt oma paadile. Jaa. Reaalselt. Mis meil viga on? Suht nagu need viimased, ma ei tea, äkki mingi kilomeeter või palju iganes see oli. Suht siuke tunne oli, et ma panen ketti, sest et nii palav oli ja me pidime mega kiiresti sõitma. Ja me ei teadnud kuhu ja see pinge oli nii läbi intensiivne. Linna lihtsalt kimasime. Jaa. Jah. Ma juba enne Margil ütlesin seda, aga ma ei sõida enam kunagi rattaga ja ma olen nagu täitsa tõsin. I'm being for real this time. Jumala palju sääski on täna. Jaa, soojaks olen vist. Jaa. Ok, tšau. Tav. Kuu taha läks, aga see lennuk teeb siin mingit trikke. Tuleb nagu tagurpidi alla. Vaata, äkki tuleb veel ühe taga. Meie tuba on